Ma sissejuhatuseks esiteks retoorilise küsimuse, et mida teha, kui meil on valimisteenistuse juhataja, kes tuimalt valetab. Valetab avalikkusele, valetab Riigikogu komisjonile, valetab, et korduslugemisel ei tekkinud mingeid tõrkeid, ei juhtunud mitte midagi halba, kõik sai kinnitatud. Puhas vale, kristallselge vale. Aga näe, osad inimesed usuvad teadust, usuvad Veerpalu, usuvad valimisteenistuse juhti. Ja mida teha olukorras, kus valimiste läbiviija ehk valimiste korraldaja ise tegelebki, või vähemalt nii meie kahtlustame, ise tegelebki valimiste võltsimisega? Mida teha sellise valimisteenistusega? Mida teha, kui valimisteenistuse ehk valimiste läbiviija järelevalveorgani ehk valimiskomisjoni näol on tegemist organiga, mis teeb katet valimiste võltsimisele. Ja Riigikohus omakorda teeb katet valimiskomisjonile. Vaadake, see ei ole üldse, need on niisugused, ei ole retoorilised küsimused, et kui see tõepoolest nii on, siis on meil tegemist riigipöördega. Siis meil valimiste korraldaja korraldab riigipööret, valimiste korraldaja järelevalveorgan ja Riigikohus teevad poliitilist katet riigipöördele. See on see usalduse küsimus. See usalduse küsimus ei ole abstraktne. Küsimus sellest, kas need organid, kes meil on valitud, eelmine Riigikogu valimised, need kohaliku omavalitsuste valimised, on organid, millel tegelikult on õigus üldse midagi otsustada või valitseda. Ja kuni kontrollida ei saa valimisi, e-valimisi, senikaua ei ole ümber lükatud kahtlust, et valimisi on massiliselt võltsitud. Ja mida me oleme saanud teada neil valimistel nüüd? Riigikogu valimistel olid omad vaidlused, omad nii-öelda asjad, mis välja tulid, mis sügavalt kummutasid erinevaid müüte ja tekitasid inimestes kahtlusi, kõhklusi ja umbusku valimissüsteemi vastu. Nüüd on uued asjad välja tulnud. Riigikohus ei võtnud midagi ette, aga oma otsuses kinnitas, jah, koodi avaldamisel rikuti seadust. Oleks pidanud varem avaldama. See, et teda ei avaldatud nii, nagu seadus ette nägi, oli seaduse rikkumine ja takistas valimiste vaatlemist. Ehk see väide, mis meil on, et mis te nüüd jaurate, e-valimised on vaadeldavad, ei vasta tõele. Isegi Riigikohus, mis üldiselt teeb katet e-valimistele, ütleb, et ei saanud vaadelda nagu pidi. Riigikohus ütles ka seda, et võtmete valmistamisel rikuti kehtivat korda. Ei valmistatud võtmeid kehtiva korra järgi. Tõsi, ta sinna otsa ütles, aga sellest polnud midagi. Aga kehtivat turvakorda rikuti. Nüüd tuleme tagasi selle valetava valimisteenistuse juhi juurde. Valimisteenistus ütleb, et OSCE vaatlusmissioon ei ütle, et e-valimised on kuidagi võltsitavad või midagi taolist, et ütleb, et kõik on hästi. Ei ütle. Vastupidi. OSCE ütleb, et tuleb teha üle 20 muudatuse, et saaks üldse väita, et e-valimised on turvalised ja vaadeldavad. Selle jaoks, et seda saaks väita, tuleb teha 20 muudatust, 27 peaaegu. Paar tükki on sellised, et võib-olla on, võib-olla ei ole. Nüüd, mitte ühtegi OSCE poolt antud soovitust, mille nad on teinud juba varasematel valimistel, nii 23. aastal kui 21. aastal, kui nüüd uuesti 25. aastal oma missiooniga, ei ole ellu viidud. Ei ole ellu viidud, kuigi seesama Koitmäe ütles, et jaa, lugesime OSCE raporti läbi, jaa, seal on soovitused, mis teevad turvalisust paremaks, vaatlemist paremaks, jaa. Et kui need asjad ära teha, siis on asi palju parem. Aga neid asju mitte ühtegi ära tehtud ei ole. Valimistel toimub e-valimiste korduslugemine. Korduslugemisel valimisteenistuse enda poolt välja valitud audiitorfirma, mis on seotud siis Riigi Infosüsteemide Ametiga, mis on omakorda siis see asutus, mis meile seda tehnilist lahendust valimisteenistusel pakub, ehk kõik on üks väike kamp, ringkäändusega väike kamp, ise valivad välja, teevad sihitud kutse riigihankesse, et leiaks endale audiitori, saavad selle audiitori kätte. Isegi see enda käe järgi välja valitud audiitorfirma ütleb korduslugemisel, et e-valimiste tulemuste terviklikkust ei saa kinnitada. Suurelt seina peal kirjas. Valimisteenistus ütleb selle peale, et probleeme polnud. Probleeme polnud. Kõik on hästi. Et
mida nendega ette võtta? Kust otsast sa seda kakukest hakkad veeretama? No ei olegi nagu kuskilt otsast kinni võtta. Aga mida me saame öelda kogu selle info põhjal, mis on 23. 21. aasta kohalike valimiste, 23. aasta Riigikogu valimiste, nüüd 25. aasta kohalike valimiste pealt e-valimiste teemal avalikkuse ette tõusnud. Kõik, kes on tahtnud näha, kellel silmad üldse peas on saanud näha. Esiteks, täiesti võimatu on rääkida sirge näoga sellest, et e-valimised on vaadeldavad. No ei ole vaadeldavad. Sa ei saa vaadelda programmi, sa ei saa vaadelda tarkvara ega riistvara. Meile näidatakse ühte kasti, mis seisab valimisteenistus laua peal. Me ei saa kontrollida, mis juhtmed sinna lähevad, mis ühendused seal on, missugused programmid seal peal on, kas on pahavarast puhtaks tehtud, kas on ühendused, mis on turvalised. Me ei saa seda kontrollida. Riistvara me kontrollida ei saa. Sellepärast, et riistvara on nii peen masinvärk, et seda ei tohi keegi teine puudutada, sest muidu võib juhtuda, et keegi saab sinna ligi. No vot nii, vaadelda ei saa. Tarkvara ka vaadelda ei saa. Tarkvara ühte osa koodist, valimiste koodist on võimalik vaadelda, aga pole võimalik vaadelda, kas see on see sama tarkvara, mis on auditeeritud ja kas seda sama auditeeritud tarkvara ka päriselt häälte kokkulugemisel kasutatakse. Seda me kontrollida ei saa. Vaadelda saad seda, mida sulle näidatakse, ühte väikest ilusat roosat pakikest ja kas see pakikene on seotud kogu selle valimiste ja hääletamise tulemuse kokkulugemisega, seda me vaadelda ei saa. See on fakt. Selle vastu ei saa vaielda mitte keegi, seda isegi on põhimõtteliselt oma erinevates otsustes kinnitanud meile nüüd üle ka Riigikohus. Teine, mida me saame täna öelda, kõik need jutud sellest, kuidas siis elektroonilised hääled on turvalisemad kui paberhääled, sest vaadake, mõni vana inimene kirjutab väriseva käega sinna numbri ja ei saagi aru, kas see on 1 või on see 7. Aga näe, elektroonil, siis ütleme, binaarse koodiga kirjutatud hääl, see on raudkindel, seal ei ole eksimisvõimalust. Tuleb välja, on küll eksimisvõimalus. Loeti hääli kokku, korraga oli üks hääl kehtiv ja see sama hääl kehtetu. See sama audiitori tarkvara ütleb, ei saa kinnitada tulemuste tervikus. Ehk siis see matemaatiline programm, mis peaks meile ütlema, et valimistulemus on vot selline ja et see valimistulemus on täpne, see ütleb, et ei, ma ei saa seda kinnitada. Need ei ole, kullaksed, need ei ole valimised. See on farss. Ida-Saksamaal, Nõukogude Liidus ka toimusid nii-öelda valimised. Kõigile anti konserv, ananassi ja apelsiine ja et käige valimas. Need ei olnud tegelikult valimised. Demokraatlik valimisprotseduur on midagi hoopis muud ja võtta seda meil ei ole.